Terviklik mina. Olen palju käinud erinevate lektorite loengutes ja iga teine puudutab inimest ja tema ego. Hakkasin mõtlema, et mis ego minu jaoks on. Nagu kõikide inimeste elu koosneb erinevatest etappidest, nii ka minu oma. On olnud aegu, kus olen maha surunud asju ja tegemisi, sest teised arvavad, et olen muidu egoistlik. Mingi aeg minu elust seostus ego minu jaoks korraliku mehe nimega, kuna aastaid tagasi päästis minu vanema poja uppumisest just mees nimega ego. Suur tänu talle. Olen elanud iseenda sees olemise ja teadmisega, et ego ei olegi olemas. See on taas kellegi väljamõeldis, et kedagi alla ja maha suruda. Nii muideks on väga hea ja lihtne edasi minna. Mida ei ole olemas, selle peale me ei mõtle, ega ka ei seosta ennast sellega. Tihti olen kogenud inimeste juures, kuidas nad muutuvad selleks, millest nad räägivad. Inimesel on komme astuda tunde sisse ja seda kogeda jälle ja jälle selles hetkes, kus ta parasjagu on. Ja vahel osatakse sellest hetkest välja astuda, aga tihti mitte. Seostatakse ennast millegiga, mida pole vaja. Ja siis oledki sina ise just see haigus, millest hetke tagasi räägiti ja sul on kindlasti masendus, sest nii arvas väga tähtis inimene sinu jaoks. Ja muudkui astume ühest ämbrist teise. Ämbrisse astumine saab olla ka väga hea ja meeldiv. Kõik siin ilmas ei ole halb ja negatiivne. Aga kõige selle virvarri juures ei suuda analüüsida, kes olen mina ja kus olen ja milleks olen. Me unustame lihtsalt olla meie ise. Ma ei tea, ehk on ka see üks osa egost. Olen ego arengu tasandil jõudnud selleni, et ego on üks osa meist, lihtsalt on meie sisse salvestatud teadmine, et ego on halb, hinnang. Aga nagu kõiki valikuid saame me ju iga hetk ümber muuta ja me lihtsalt anname uue hinnangu egole, et ta on hea ja vajalik ja mis peamine ikkagi positiivne ka, mitte ainult negatiivne. Ego on edasiviiv jõud. Igasugu tundeid on alati raske panna sõnadesse. Nii on ka egoga. Seletusi on miljoneid, aga tunnet ei saa panna sõnadesse. Ei sõnade taha nii täpselt, kui isegi tahaks. Me oleme kõik üks tervik, kogu keha, hing, vaim, ego, aura, kõrgem mina ja nii edasi. Me oleme terviklikud, täiuslikud, tavalised inimesed. Ikka kõik on tehtud lihast, luust ja verest, ei millestki muust. Ja kui me nüüd hakkame arutama lahti igat oma tervikosa, koorime maha naha, valame välja enda seest vere ning hakkame lahkama, mis see on ja miks see on, siis me olemegi juba kaotanud iseenda terviku. Me ei saa ega ka suuda enam tervikut kokku panna. Kõik, mis me oleme nii füüsilised, kui ka sellest, mis on meie energeetika, olemegi üks hea, täiuslik ja turvaline tervik. Inimene nii on meid loodud. Tervikuks ema-isa panid meid kokku ja meie ei ole rahul ja kukume oma mõtetes lõhkuma. Aga mõttel on suurem jõud kui noal või kirvel. Hakime ennast hakklihaks. Miks? Hoidke ennast ja oma täiuslikku tervikut. Nii et oleme ikka inimesed ja oleme koos ja ühes tükis ning lubame endale arusaamist, et nii ongi meile kõigile kõige parem. Milleks lõhkuda harja, kui ees ootab põranda pühkimine. Terve harjaga on palju meeldivam tööd teha, kui poolikuga käpuli mööda põrandat tuuseldada. Katsetasin tõlkimist. Üllatavalt paljudes keeltes on ego ja seletus sõnaraamatus on eneseuhkus. Valik on teie, kallid kuulajad. Ilusaid mõtteid egost ja hoidke enda tervikut, ärge laske kellelgi öelda, et teie üks osa on tähtsam kui teine. Olge südamest tänulikud tervikliku ja täiusliku iseenda eest. Mina tänan südamest selle loo kuulamise eest.